lastehoidjana piknik. Tere tulemast tagasi. Head juuni algust ja lastekaitsepäeva. Kuule Andreen, aga sul on täna vaba päev. On vaba päev. Miks sul täna vaba päev on? Sest homme on minul esimene eksam. Mis eksam on? Eesti keele eksam. Kuidas sa ennast tunned? Mul on tunne, et see läheb täitsa hästi. Ja järgmisel nädalal on sul juba järgmine eksam. Ja ülejärgmisel nädalal on viimane eksam. Ja varsti on sul kooli lõpetamine. Ja. Nii äge. Uskumatu. Ja ülejärgmisel nädalal on ka minu sünnipäev. Ja sa saad kui vanaks? Ma saan 16. Tšau, minu poolt ka. Mul on nii tore maam panna, aga me käisime Andreeniga täna trennis, nii tore oli. Jõusaalis. Ja ma käisin pärast pesus ja tegin omale niisuguse krunni pähe. Aga uues on normaalne tuul või suisa torm. See sai siis mu juuksid nii ägedalt ära. Aga ma meelega jätsin, mulle meeldib. Jimmy on kõrvalhoones tublisti tööd teinud. Ma tahtsingi teid viima. Tahtsin ise minna vaatama, mis ta teeb. Sest ma praegu editisin eelmist videot. Meil reaalselt see hoov ei ole olnud nii... Ma tahaks öelda lagane, ma ei tea, kas see on õige sõna. Asju täis, igasuguseid. No siin on nagu vajalik asju ja ehitusasju ja ebavajalik asju ja prügi ja ma ei tea mida kõike. See viimati võib-olla oli enam-vähem siuke, kui me kolisime. Aga mis siin toimub? Kas ma võin astuda siia või? Jah. Vau. Põranda. Põranda on pandud. Mis pandud? Põranda on valmis. Aluspõrand on valmis. Äge, Jimmy võttis selle põrandasid kõik ära, siin olid, kes ei ole näinud, siis minge vaadake üle-eelmises videos. Siin oli katkine läbi mädanenud laudisjura. Sa võid näidata sinna jah, võime pärast minna vaatama. Ja siis ma tegin sandwichi põranda. Mis see tähendab? Laudis, peno ja see saepõruplaat ja põrand olemas. Ja sest me muidu siin nagu mingit suurt sooja ei taga, aga me kergelt soojustame, et saaks siin suvel olla ka jahedamate ilmadega ja et põrand saaks nagu hoida veidi sooja. Yeah. Et juhuks, kui keegi siin näiteks ka põrandal magab, et siia tuleb külaliste tuba siis. Nii vägev. Nii, siis... Põrandlagi on ikka nii madal nüüd. Oma eesmärgi, siia tuleb uks. Siia kohta. Siia. Siia tuleb sisse. Ja siia tulevad aknad. Selle ukse asemel siis. See peaks olema siit. Jah, 2,65 niimoodi. Siis mahub siia voodi ka ära. Kui siia nurka tuleb voodi või millise voodi tuleb siia. Ja siis sinna tuleb aken, et siis siia saab vaata rohkem teha. Ja siis kui me teisele poole, mis meil idee on, mida ma praegu ei ütle, siis seal on ka vaata, kui palju ruumi seal on seda tegemist. Võib ka selle ukse siia poole tuua. Ei, ma arvan, et nii on jah, siis jääb mõlemale poole nagu see. Siia saaks mingi nagid või midagi panna, et saab uksest sisse, saab oma jalad siit nagi. Õnne siia garderoobi nurga äkki. Garderoobi värgi. Just nii. Siin tuleb natukene seda tõsta. Siia ma panen brussi. Siia panen ka brussi. Panen teise poole ka. Puurin augud läbi. Siis panen poltidega kinni, et see sein kuhugi kuku. Üles ehitan veel natukene seda kõrgemaks siin. Ja saaks lõigata läbi vaata. Siis need brussid, mis siin on, need hoiavad seda ülemist brussi siis kui kinni. Saaks seda teha. Ja siis tuleb siukene hoonekene. Äge. Jep. Nii et siin tuleb üks väga tore tuba. Põranda tegemist võttis aega, ütleme eile tegin 2 tundi, täna tegin ka 2 tundi tööd, kokku 4 tundi tööd. Ja me siia põrandale paneme, siis leidsime kõrvalhoonest terve hunniku igasuguseid erinevaid laminaate, mis... Nagu reaalselt seal oli, ma ei tea, ühte oli mingi 4 karpi, teist oli 2 karpi, midagi nii. Aga ja me teemegi siukse loov põranda siia, et õnneks nad omavahel lähevad kõik kokku. Et
kasutame ja jäägid. siis ma võtsin siukse, kindlasti keegi küsib ka, siin kohe vastan. Liimvaht soojusplaatid kinnitamiseks. Siis ma selle sõrestikule panin seda liimvahtu, panin peno peale ja siis penole omakorda panin seda liimvahtu ja panin selle põranda peale. Et oleks nagu sandwich ikka liimitud kokku. Ja siis ta ei liigu mitte kuhugi, sest need kõik hoiavad on terve see põrand kuni seinteni on siin ühtlane, jah. Ühtlane. Ja säästuehitusest rääkides. Ma tahtsin sinuga jagada, et 5. juunil, ma usun, et see saab olema 5. juunil, sinu jaoks on see juba möödas, läks siis Õhtulehte üles nende uus podcasti osa, Börsisupp. Neil on selline podcast, kus nad räägivad investeerimisest, majandusest ja erinevatest siis sellistest rahateemadest. Ja nad kutsusid mind sinna rääkima selle hooaja viimasesse podcasti saatesse sellest, kuidas soodsalt ehitada, kuidas eelarvestada, kuidas oma unistusi ellu viia, kuidas investeerida oma kodusse. Ja ma käisin seda kõike seal jagamas meie majast koduks teekonda, nii et kindlalt mine kuula. Kui ma vähegi saan, siis ma liigin selle siia video alla ka, nii et vaata sinna lisainfosse, et äkki sain linki sinna panna. Lihtsalt tahtsin meelde tuletada, et kindlasti mine kuule. Tere reede hommikut, kell on umbes 10:30 ja minul on ametlikult viimane puhkusepäev. Ja tegelikult, kui te eelmist või üle-eelmist videot nägite, siis seal ma justkui juba puhkasin nädal aega ja nüüd tundub, et ma ainult puhkangi. Aga tegelikult juhtus siis niimoodi, et mul oli 10 päeva puhkust ja ma pidin paar päeva oma puhkuse lõpust minema tööle, sest teadagi, ma lähen varsti lapsehoolduspuhkusele ja mul on vaja järelkasvu, tööalast järelkasvu, mistõttu toimusid siis värbamisvestlused. Ja kuna see oli minu enda suur huvi saada sellega võimalikult kiiresti ühele poole, siis ma otsustasin puhkusest paar päeva ohverdada ja sain need kohe siis ümber muuta nii, et peale siis oma ametliku puhkuse lõppu, mis oli kolmapäeval, sain ma siis kohe nüüd 4 päeva reede puhkusena tagasi võtta. Ehk siis päris puhkusepäev on mul hetkel siis viimane. Millal ma jälle puhkan, hetkel ei tea, aga vaatame, kuidas asjad kujunevad. Ja ma olen täna hommikul ärkasin megavara. Ma arvasin, ma olin nii veendunud, et ma ärkan täna hilja, et ma viimasel puhkusepäeval enne nädalavahetust magan kaua, nautlen. Ma olin esimesena üleval. Mu kõhubeebi ei arvanud mu magamisest täna hommikul midagi. Mistõttu me ärkasime temaga varakult, tegime kohvi ja see tähendab seda, et kell on 10:30 ja ma olen jumala palju asju jõudnud juba ära teha. Ja mis tahtsin taaskord rõõmustada, ma tean, et ma olen seda enne ka jaganud. Ma olen võtnud tõsiselt kätte oma veejoomise viimastel päevadel, sest lihtsalt arstid on mulle südamele pannud, et ma pean rohkem vett tarbima. Ja ma taas leidsin oma Starbucksi selle topsi ja see teeb mind nii õnnelikuks. Kas sul on ka mingid asjad, mis sind teevad õnnelikuks? Mingid väiksed asjad nagu, väiksed asjad on ja. Iga kord, kui ma siit joon või seda vaatan, see on nagu, see teeb mind tõsiselt õnnelikuks. Ja selle kinkisid mulle mu kolleegid. Ma eelmise aasta lõpus korraldasin ühte kriisijuhtimise sellist kohtumist USAs, kuhu me läksime siis oma kolleegidega ja tänutäheks selle lähetuse eest ja selle korralduse eest. Kuna ma nii väga seda soovisin ja ei raatsinud mul ise osta, siis mu kolleegid kinkisid selle mulle, kes minuga USAs käisid. Ja ma olen mega tänulik, nii et kui keegi teist vaatab, siis te teadki, et see siiamaani teeb mulle iga päev nii palju rõõmu ja tänutunnet ja see on lihtsalt nii äge. Aga mul vahest on mingid mõttevälgatused ja siis mul kohe tundub, et ma pean võtma kaamera, sest asjad peavad saama kohe üles lindistatud. Täna hommikul mind kuidagi tabas mingi selline arusaamine, et ma olen viimased nädalad päris palju mu stoorides ja ka videotes ju rääkinud unistamisest ja unistuste täitmisest. Ma käisin just Õhtulehe podcastis siis lindistamas või rääkimas ka koduga seotud unistustest ja oma elu loomisest selliseks, nagu me tahame, et see päriselt oleks. Mitte siis elada nii, nagu võib-olla ühiskond seda ootab või milline me arvame, et meie elu ongi ette nähtud, et tegelikult me võime saada ükskõik, mida me tahame oma elus. Ja kuigi paljud inimesed, hästi mitmed teist on saatnud mulle enda unistusi, enda piiranguid, me oleme vestelnud päris mitmete inimeste unistamise teemal.
mis on nii äge, et esiteks aitäh, et te mind usaldate ja et te jagate ja see on mulle nii südamelähedane teema ja see on kindlasti asi, millega ma tahan tulevikus veel rohkem edasi tegeleda. Siis päris palju on tekkinud siis sükest diskussiooni teemal, et okei, et ma lõpuks saan aru, kuidas unistada ja eesmärke seada ja kuidagi avardada oma sellist loovust ja oma unistamise võimet ja inimestel on hakanud tekkima mingid soovid, aga siis järgmine samm, kuhu tihti takerdutakse, on see, et aga kuidas ma sinna peaksin liikuma hakkama või mis on need esimesed sammud, et kuidagi see üldse reaalsuseks saaks. Ja minu soovitus lihtsalt tänasesse päeva sulle on see või siuke mõttekoht, et isegi kui me soovime väga palju ja me teame täpselt, mida me soovime, aga samal ajal me ei muuda oma elus mitte midagi. Me iga päev ärkame samal ajal, teeme samu asju, elame samas kohas, töötame samas kohas, räägime samade inimestega, räägime samu asju. Oma sisemisi harjumusi, hirme, rõõme, kõike teeme nii, nagu me tegime eile ja üleeile ja nädala eest ja võib-olla isegi aasta eest, siis tegelikult olenemata sellest, kui palju ja kui võimsalt me unistame, siis ju tegelikkuses ei saagi midagi muutuda, kui me ei muuda mitte ühtegi mustrit oma igapäevaelus. Seega, kui me iga päev panustame täpselt identselt eelmisele päevale, siis ei saagi sealt ju tulla kuidagi teistsugust tulemust. See on natuke nagu söögi tegemisega, et kui sa paned nagu iga päev potti või pannile täpselt sama koguse samasid aineid, siis tuleb sealt välja ju täpselt sama toit, et sa ei saa eeldada, et igal õhtul tuleb sealt absoluutselt erinev praat sealt panni pealt, kui need startained, nende järjekord kogus ja valmistamise viis on olnud täiesti identne. Seega, mida sa saad oma elus täna teha, on see, et vaadata, kus sa oled täna, millised on täna sinu harjumused elu, ükskõik kui äge või kui keeruline või mis iganes kohas sa täna oled. Et see stardipunkt ei olegi oluline, see on oluline sinu teekonna alguseks, mitte selleks, kas sa õnnestud või sa ebaõnnestud, et seal ei ole mingit omavahelist seost. Ja siis vaata otsa siis oma nendele unistustele, mida sa oled juba kirja pannud või visualiseerinud või piltidena, vision boardina võib-olla välja trükkinud omale. Ja võtta väiksed sammud, aga tee mingi muutus ja tee see muutus täna. Need väikesed muutused, millega me alustame, need saavad meile tuua teistsuguse tulemuse. Ja mis minu nii-öelda sõnumi mõte on see, et isegi kui sa oma elus midagi muudad või oma harjumustes või oma käitumises midagi muudad, siis sa ei kaota sellega mitte midagi. Et sa ei pea tegema kohe esimesena drastilisi muudatusi, andma lahkumisavaldust, minema lahku, tegema või mis iganes, et need ei pea olema kuidagi sellised negatiivsed suured asjad. Need võivad olla väikesed harjumused, aga alusta kuskilt ja sa näed tulemusi ja sa näed neid tulemusi kiiresti, mis aitab sul üha enam teha muudatusi ja seda kergusega ja seda nii, et sa tead ja sa usud nendesse muudatustesse. Ühesõnaga, muuda midagi, sul ei ole midagi kaotada, aga sul on kõik võita. Nii et, sest teadagi, kui mitte midagi ei muutu, siis mitte midagi ei muutu. Anna endal võimalus, et ma väga-väga tahtsin sulle seda täna hommikul öelda. Et ma ka ise olen täna kuidagi selles mentaliteedis, ma olen väga palju enda elu siin sortinud taaskord. Ma teen seda üsna tihti. Kuigi inimestele kõrval vahest jääb mulje, et mina olengi ilmselt see, kuna ma sellest räägin ja ma teisi ka kuidagi õpetan ja juhendan ja toetan sellel teekonnal juba tegelikult mitmeid aastaid, siis et mina olen see inimene, kellel on kõik välja mõeldud, kelle kodu saab imelisel viisil kuidagi väga kiiresti, ehitus muudkui sujub, mees muudkui teeb, asjad muudkui juhtuvad, imelised mingid unistused täituvad, siis jah, see kõik juhtubki, aga suuresti tänu sellele, et ka mina teen seda elu sortimist üsna tihti. Ma üsna tihti leian omale selle aja, et vaadata, kus ma olen täna, mis on minu eesmärgid, mida ma pean muutma. Ma proovin hästi teadlikult oma elu elada. Mul on veel pikk tee minna, mul on palju õppida, et ma kindlasti ei ole musternäidis, küll aga ma usun, et ma olen näidis selleks, et asjad saavad minna paremaks. Nii et kui mina saan, siis sina saad, siin ei ole kahtlustki ja hakka lihtsalt pihta. Aga tänasest päevast rääkides ma tegin just ära viimase video või siis eelmise video, mille ma panen kohe uploadima ja täna me proovime alustada siis rõtuprojektiga. Ma tean, et meil on täiega kõik nagu siuke pillapalla, kõik projektid 100 asja on poolel ja ongi. Aga vahel on vaja niimoodi elus, et kõik asjad justkui lähevad palju rohkem segamini ja palju rohkem segadusse selleks, et saaks hakata mingi kord ja mingi tulemus tulema. Ja ma otsustasin, et kuna tegelikult suvi tuleb ja neid suveprojekte meil ei ole kuskile selles mõttes lükata, et me ju tahaksime neid ka nautida,
siis ja Jimmy on väga tublisti teinud kõrvalhoone tööd, seda külaliste toa ehitust, siis mina saaksin samal ajal ikkagi võtta endale rõduprojekti, kus on vaja lihtsalt hakata pihta, nii nagu ma just ütlesin teilegi, ehk siis väljas eile oli megatuulini ja tänaseks lubab ka päris suurt tormi, aga ma ikkagi võtan ennast kokku ja lähen sinna rõdule. Mul oleks vaja seal ilmselt värvida, sisustada, teha, aga ma olen kindel, et see võiks olla siuke nädalavahetuse projekt ja ma saan selle tegelikult ka tehtud, sest miks ma ei peaks. Nii et selle jaoks, et mul oleks koht, kus siis hommikukohvi nautida ja endaga aega veeta ja oma unistusi mõelda, siis selle jaoks ma võtan eesmärgiks sel nädalavahetusel see rõdu ikkagi valmis teha. Kuidas läks? Hästi läks, ma arvan. Kust sa tulid? Eesti keele eksamilt. Vau, esimene eksam siis. Kuidas oli? No, ootasin hullemat. See nii kiiresti said tehtud. Kell ei ole veel ju mitte ükski. 3 tundi selle tegemiseks aega. No, alles kestab, sa võid veel tagasi minna. Nii, mis seal oli siis? No, seal oli enam-vähem kõik, mida me arutanud oleme. Mis kõige raskem oli? Ma arvan, kirjandi välja mõtlemine. Mis teema oli? Kas internet aitab või takistab mul õppida? Nii. Ma jõudsin järeldusele, et aitab. Millal hinde saab? Täna õhtul vist või? Oli nii või? Homme hommikul hiljemalt. Jah, nii õpetaja ütles meile lastevanemate koosolekul. Ütles, et see tuleb e-kooli. Et kas täna hilja õhtul või homme hommikul. Nii et kella mingi 6-7 hakkame siis refreshime iga poole tunni. Prognoosid ka või? Või saada hinde ja mingi protsendi või selle punkti arvestuse on ju? Tunnistusele pidi vist ainult see punktid minema. Jah. Ei, ma arvan, et mulle tundus, et ma sain kõik enam oli selge. Aga ma arvan, et see oli ikkagi mingi kirjandis mõned asjad, mingi näiteks seal see mingi stiili ja mingi sõnavara asjadest punkte. Siis ma arvan, et kokku võiks 4 tulla. 5 ma päris jõus. Aga Andrei on tegelikult hea õpilane ja ta oma 9. klassi lõpetab igal juhul 4-5-ga, kui nüüd eksamil teil kõik õnnestub. On nii? Ega, tubli. Ma näen välja, nagu ma oleksin just ärganud, sest ma just ärkasingi. Kell on 7 minutit pärast 10 õhtul. Ja tänane päev kulges niimoodi, et kui ma hommikul teiega rääkisin, ma olin väga entusiastlik ja tahtmist täis ja ma tegin ära kõik mingite videote asju, ühesõnaga ma sain palju asju tehtud arvutis, kuna täna mind ju tööasjus keegi taga ei jäänud. Koristasin siin kodus, tegin selliseid kodujooksvaid asju, siis jõudis Andren oma eksamilt, siis seni veel eksami tulemust ei tea, me oleme siiamaani oodanud. Ilmselt täna seda siis ei tule, kui praeguseks pole välja pandud. Siis ühel hetkel tuli mul üks sõber külla, rääkisime temaga paar tundi. Siis tuli Jimmy, me läksime Rasmuse järgi, käisime poes. Ühesõnaga aeg lihtsalt läks ja jälle täna on megatorm õues. Kuigi mulle tundub praegu aknast välja vaadates, no ikka on jah. Kuigi vist veidi hakkab vaibuma, aga ikkagi on väga suur tuul, aga päev läbi hullult tormas. Mis tähendab, et ma rõdule ei saanud jälle minna, sest seal on lihtsalt nii tugev tuul, et seal on ebainimlik olla seal rõdul. Ja ilmselt soolanib natuke tuule suunast ka ja ma kütsin siin toas. Ühesõnaga tegin kõiki tubaseid asju rohkem ja neid asju, mis tuli teha. Ja kell 6:30 õhtul ma panin pesu pesema ja mõtlesin, et hakkan varsti õhtusööki tegema. Ja kuidagi kõht oli nii väsinud tänasest toimetamisest, kuigi pole hullult nagu midagi teinud. Ja ma panin korraks siia lounge'i diivanile pikali. Mõtlesin, ma hästi korra nagu olen, sest pesumasin panin lühikese programmi. Mõtlesin, et see kohe, kui see lõpetab, et ma panen asjad kuivatisse ja teen õhtusöögi. Ja juhtus muidugi nii, et ma lihtsalt jäin magama. Ja ma jäin nii sügavalt magama, et ma ei tea, ma ärkasin kell 9:30 läbi. Ma ei tea, mis vahepeal juhtunud oli. Andreine kodus ei ole. Ma saan, Rasmus ütles, et ta läks kuskile vist sõpradega välja. Jimmy't pole, ta ilmselt ehitab kõrvalhoones. Mitte keegi pole söönud. Mures Rasmus tuli just praegu minu juurde, ütles, et ema, kas ma äratsin sind ülesse ja kas täna süüa saab veel?
Ja ma nüüd väga kiirelt viskasin pitsa kokku, sest mul oli pitsataigen sulama võetud. Ja ma olen seda nüüd harrastanud. Ma just mõtlesin mingi paar nädalat tagasi me pitsat tegime. Aga see on nii ja süke nädala lõpusöök, et kõik asjad, mis on mingid jäägid, lahtised juustud, mul oli mingi poolik ananass, natukene seda aprikoosi panin siia pitsa peale, mingit vorsti, mis tahtis ära tegemist. Ühesõnaga ma viskan pitsa praegu ahju kell 10 õhtul, sest kõik on söömata. Ja koristan siin köögi ära ja siis lähen üritan vaadata, kus see Jimmy on ja mida ta teeb ja kas ta lõpetab tänaseks ja kas ta tuleb sööma. Nii et selline õhtu siis. Ma saan aru, et seda juhtub, aga rasedatel vist juhtub eriti. Ma ei tea, vahest mul tuleb niuke vess, et jõuagi olla. Kiiresti siis enne, kui ma ahju panen. Meil on siis niuke vorsti lõpupitsa ja siis siin on suitsuvorstiga. Ja siin on üks väike koer, kes loodab, et siit kohe midagi pudeneb. Ikka on ikka tuuled. Ja laepraost ilmus mees. Ma tulin oma patte üles tunnistama. Nii. Kell saab veerand 11 ja ma just ärkasin. See on väga hea. Kui sa enne läksid välja, tulid tööd tegema. Ma rääkisin korra Andreniga juttu ja ma olen mingi 6:30. Ma panin korraks Stevenile pikali. Ja seda ma ei kuulnud ega näinud mitte midagi, ma just ärkasin. See on väga hea, ma vahepeal käisin mitu korda toas. Päriselt või? Jah, sa magasid. Seda ma ei tea. Sa ei teagi, sest sa magasid. Ma praegu tundsin, et praegu on okei. Kui ma algul tõusin, siis oli hästi raske. Kuidagi esiteks oli mega janu. Ja teiseks ma praegu võtsin lihtsalt peoga rosinaid, et nagu energiat natuke saada ja lihtsalt kuidagi käima saada. Aga ma viskasin mega kiirelt nüüd pitsatahju ja need saavad valmis mingi 5 minuti pärast. Ja ma tulingi ütlema, et kell on väga palju ja et tuleb olen sööma. See on hea, et sa tulid. Et ma siis räägin sulle natuke, mis see edusammud on. Uksed alad. Uksed alad on pandud nii siinpool kui sealpool. Panid keermelatiga või kuidas sa said? Ja ma praegu panin nad lihtsalt, et mul ei ole seda 22 puuri, mul on 20 ainult puidupuuri. 22 tuleb osta, siis saab panna need keermelatid sisse ja siis saab siit kuskilt siit alt, siit keskelt, siit ülevalt kumb. Siit saab panna ja tõssin ülesse poole. Et siit alt siis saab ära lõigata. Ja siis sealt ma tõssin ka, vaatasin neid sinna. Sealt ma tõssin ka sama kõrgele. Lasin natuke tõusis, 2.20 on lagi. Nii et meie see pikk poiss saab ka siin kõndida, 2-meetrine ju. Palk jääbki lihtsalt nagu keset tube. Jaa. Ei lasta jääbki, mul ei ole midagi selle vastu, ma küsin. Ma juba mõtlesin, kuidas seda palki siit ära võtta. Kas see palk on tugev või kui tugev ta on? Kas siia palgile saaks panna? Kiigu. Siia äärde kiigu või? Vaata, meil on üks kiik üle see tool ilus. Siia akna ette niimoodi saaks panna. Siis siin ääres ilmselt on kandavõime ka tugevam kui seal keskel. Ei, loomulikult saab. Saab. Lähme võtame pitsat. Lähme siis. Palun. Aitäh sulle, et sa oled nii palju esitanud. Pole vabandust, et ma magasin. Sa peadki magama. Mul on niuksed süümepiinad, kui ma tean, eks keha lihtsalt vajabki puhkustega. Kallis, ma tean. Lähme nüüd. No aasta ema, kell on 22:21 ja just valmis 2 ahjupitsat, mida poisid kohe sööma hakkavad. Sulle ma siinkohal soovin head õhtut ja vaatame siis, mis homne päev meile toob. Tere ilusat laupäeva hommikut. Kell on 8:30, tegelikult ei olegi väga vähe kell enam. Ja mina olen teilt trenni ja ma ootan Andreen ja ma ei tea, kas ta nüüd tuleb. See on täitsa lõpp, poisid ei saa hommikuti üles trenni tulla. Jimmy äratamisest ma juba mõnda aega tagasi loobusin. Aga Andreen suure suuga lubas minuga täna tulla. Aga kui ma praegu hakkasin uksest välja astuma, siis ta oli alles voodis. Aga ta kinnitas mulle, et ta kohe tuleb, nii ma tulin autosse teda ootama. Miks me nii hilja läheme? Ma tegelikult oleks juba ammu läinud. Ma mõnda aega tagasi juba ärkasin. Ja ma söön Hiiumaa leiba juustuga. Ma pean iga hommik midagi enne trenni sööma, sest muidu läheb trennis ilmsesti kõht pahaks, süda pahaks. Aga
Me lähme täna nii hilja sellepärast, et meil on vaja ehituspoodi minna ja ehituspood tehakse lahti kell 10 ja ehituspood on spordikeskusest üle tee, nii et mu plaan oli, et ma lähen trennis ära ja et ma oleks kella 10 täpselt lõpetanud ja siis ma saaks üle tee kõndida ehituspoodi, kuhu siis Jimmy ja Rasmus pidid tulema nii-öelda teise autoga meile ka sinna. Siis meil on vaja hunnik kipsplaat osta ja valget värvi. Seda valget värvi, mida me tavaliselt kasutame Eskaroma, seda siin Hiiumaal ei müüda. Siin on 2 ehituspoodi või siin on 1 ehituspoodi, 1 ehituskeskus ja mitte kumbki ei müü siis Eskaro tooteid. Aga nüüd nad vist müüvad Sadolini ja äkki midagi veel. Et ma mõtlesin, et vahet ei ole, et me võime mingit muud valget värvi ka siis vahelduseks osta. Ja ei hakanud sellepärast ainult Haapsallu sõitma, et on vaja kipsi ja värvi. Et proovime siin seda asjadega ikkagi hakkama saada. Et siis lõpuks selle rõduni nüüd ikkagi jõuda ja et külaliste toas on vaja juba hakata värvitöid tegema. Nii et niuke põnev hommik. Trennis käidud. Kuidas oli siis? Oli äratav. Huvitav on see, et väljas on nagu nii külm, et inimesed käivad jopedega ja see vend on lühkarites. Soe on. Nüüd lähme ehituspoodi, sest sinu trenni ei ole veel lõppenud, nüüd on vaja 40 kipsplaati kerupeledest. Muidugi. See oli soojendus. See oli soojendus. Me oleme Hiiumaa ehituspoes ja mu rase kere lihtsalt nõuab või rase nina nõuab, et ma nuusutaksin seepe. See on ka hea, nuusuta. On ju? Või linets. Meil ei ole isegi seepi vaja, aga ma pean nuustama. Järgmine kord tuleme siia seepi ostma. Meil on jõhker varu praegu isust. Nii, meil oli vaja tegelikult midagi muud hoopis. Ma tahaksin, et ma oleks kollane maja. Enne väikse enda maja koljas. Tead, aga seal sees on valge värv. Ma pean ütlema, ilmselt suure tõenäosus peab vaatama. Ja seda saab koolida küll. Aga meil on praegu vaja valget. See on matkis, aga mis ta on, valge või... See on valge. On jah? Jaa. Kui see kirjas on valge? Siin. See on muidu valge. See on valge. Ma vaatan seda, et see on mulle sobiv. Vaatan, et see on super väike. Kes sulle neid sokkipõrgud pükste peale paneb? Mina. Ise paned või? Jaa. Niimoodi, et sokid lähevad siia peale või? Miks? Mina panen, mina soovin. Sulle meeldib nii, jah? Siin ei oled sues või? Siin. 31 kipsplaat. See käib niimoodi. See kokku. Seda küll seda ei ole näinudki. Jah. Vammu vaade. Ja 2 värvi. Vammu vaade. Jaa, 2 värvi on autos. Tänud. Valgeid päeva. Aitäh! Ta nüüd peab ära võtma. Hommikune trenn. Kes käis hommikul trennis? Mina ja Andre on siis ja kes pidi praegu trenni tegema? Okei, see... Igal juhul muskel kasvab kõigil siin. Maha ka. Muskel ei kasva midagi. Kuule, kas te sõite juba hommikust? Ei. Nüüd lähme ka hommikusse. Lähme hommikusse sööma. Hästi tahaksin. Hommikusse sööma kohvi. Tahaksid. Meil vist ei ole kohvikut, kus hommikut süüa, kahjuks meil ei ole Hiiumaal selliseid hommikusöögi. Muidu on. Ma saan su järgi sõita, vaadata, öelda sulle, kui need sul maha kutuvad ära, mis teed. Nüüd lähme vaatame passlikult peale trenni, lähme vaatame, kas poes on värskeid kaneli sööksi. Emme, mina tahaksin jäätist. Tahaksid jäätist või? Jaa. Tegelikult peamine põhjus ikkagi, miks me läheme poodi, on see, et koeral on toitu vaja. Koera toit on otsas, tal on paar toitu, aga seda pehmet toitu, aga need ei maitse talle. Me lähme ostame koera toitu, aga siis ma mõtlesin, et lähme sinna tormikoopi, sest et koopis on hommikused Hiiupagari pehmed. Koop on kohalik. Koop on kohalik, just nimelt. Ma tean, mis koop on kohalik. On värskeid pirukaid. Me reaalselt otsime nagu sületäie pirukaid. Ja muide jäätist. Värskeid pirukaid. Lihapirukaid, viineripirukaid, croissante ja kanelisõi. Mina sain ka jäätist. Sa said jäätist või? Seda jäätist või? Sa ei välindamane jäätist. Ma ei tahtnud ka. Ma võin selle
pirukalaadungi hävitamisel kaasa aidata. Nüüd siis kohvi ja pirukale. Nüüd täna on siin rõdul siis selline seis. Siin ära toodud uue diiven ja tool. Koera kuus. Siin on Rasmuse. Mõtlen, et põrandalaud veidi laksu. Siin on Rasmuse vana legolaud. Et ilmselt see legolaud läheb üldse... Peangi vaatama, kas seda saab veel korda teha või see läheb prügisse. Need mänguasjad tuleb siin kokku korjata. Seal on mingi pitsu. Mina, kes ma olin täiesti veendunud ja valmis selleks, et ma hakkan värvima rõdu valgeks. Selgus, sest need rõduäärad olid kõik ju rõvedad. Kui sa natuke tagasi kerid, siis näed. Need olid hallid ja mustad ja koledad ja ma arvasin, et nad ongi väga määrdunud ja et pesen nii palju puhtaks, kui saan. Ja siis värvin üle. Ja selgus, et peale seda, kui Jimmy tõi survepesuri ja need survepesuriga korralikult üle lasi, siis need on kõik säravvalged ja midagi värvida ei olegi vaja. Seal on mõned mingid värvi sellised täkked ja mõnest kohast värv veidi maas, aga need ootavad siis kuni fassaadi ülevärvimiseni. Ühesõnaga, sai kergema vaevaga. Nüüd rõdu kuivab ja kõik need asjad, mis seal on, selles mõttes seal on siis korvtooliraam ja diivaniraam. Diivanipättidel võtsin katted maha, pesin vahepeal need juba ära. Ja nüüd ma lähen õue, sest et Jimmy lubas mulle valmis panna selle soodapritsi. Ma ei ole kunagi sellega teinud, aga jälle elame õpime. Ja mul on mitmed mööblid, mis tahavad värvimist. Ma teen need soodapritsiga ära. Siis vist vinnutame need sinna stuudioruumi ja ma hakkan siis mööbleid värvima. Ühest kuuridest tuli välja selline vana laud. Puitlaud ja ma sellega üritan siis teha korda, et selle saaks maalilaud mulle. Tere pühapäeva hommikut. Peaaegu lõuna hakkab kätte saama. Ma vean vaibahunnikut, ma korra istun. Eile õhtu me saime mitmed asjad tegelikult toimetatud. Andren oma sõbraga tükk aega vedas puid, kuigi neid on veel vedada. Ja ma läksin Jimmy lappi külaliste tuba ehitama ühel hetkel. Saime päris palju tehtud tegelikult. Kipsi saime seina külaliste toas, kõik mis vaja oli. Siis lage hakkasime panema, pool lage on pandud või natukene rohkem. Puhastasime seal puitu, mis lakke läheb. Ühesõnaga toimetasime ikkagi mitmeid tunde. Aga muidu ma üldiselt olen üritanud siin jagada igasugu positiivseid asju, energiapuusti ja tehke ja kõik on äge ja fun. Ja ongi valdavalt. Aga eile õhtuks ma kuidagi tundsin, et ma olin nii vaimselt läbi ja füüsiliselt ka veidi. Füüsiliselt isegi mitte nii väga. Ma olin vähe söönud selgelt. Ja see õhtuks ajas mind taaskord iiveldama ja tekitas nõrkust ja siuke lihtsalt veits nagu üle tegin asju. Aga raskem osa oli selle juures hoopis see, et vaimselt kuidagi mul tekkis siuke murdepunkt eile. Lihtsalt see tunne, et nii palju on teha ja nii vähe aega ja ma pean homme minema uuesti tööle. Ja kuidagi tööperiood on ka hästi keeruline ees, et järgmised paar kuud on mul täita 2 ametikohta, mis minu maailmas tähendab, et üks ametikohtki on juba väga intensiivne ja keeruline ja seda teha veel 2 inimese eest on tehtav, aga vaimselt raske ja ilmselt rasedana veel eriti raske. Võib-olla see on lihtsalt vabandus. Vahest olen hakanud mõtlema, et äkki ma lihtsalt on vabandusi, et ma olen rase ja ei jaksa, aga ma tõesti on niisugune tunne, et ma väsin kiiremini ja kuidagi ma olen emotsionaalsem ja mingid asjad on füüsiliselt minu jaoks raskemad, nagu sõitmine ja pikalt istumine ja nii. Ja siis tundubki see kõik nagu veel raskem kui muidu. Aga ei ole viga. Ühesõnaga eile mul lihtsalt tuli siuke masendusoog peale ja õhtul, kui me töö lõpetasime, siis ma lihtsalt iiveldades istusin siin köögilaua ääres. Ma olin ikka täitsa kurb. Ma olin nagu südames nii kurb. Et
et kõike on nii palju ja kas ma olen teinud üldse õiged valikuid oma elus oma kõikide maailma asjadega. Eks need hetki tuleb, lihtsalt ma arvan, et miks ma sellest räägin, on see, et on oluline näidata ka seda, et kõik ei tulegi lihtsalt ja mitte kellelgi ei tule. Et enamus asjad muidugi tulevad ja see ongi okei nii elada, et asjad oleksid kerged ja toredad ja positiivsed. Ja lõpuks ma võtsin eile õhtul oma, lihtsalt see iiveldusega ei saa enam eriti midagi süüa, sest siis kohe ma hakkan oksendama ja siis ma ei saa enam pidama. Seega ma eile õhtul gymmis ja tegi Rasmusele endale süüa mingi kell 10 õhtul. Telekapulti pole? Okei. Okei. No ju ta kuskil on. Ju ta kuskil on. Et lihtsalt me muidu näitame siin igasugu nagu oma ägedat ja põnevat elu, mis valdavalt ongi ju äge ja põnev. Aga vahel mul on lihtsalt jäänud tunne, et inimestel omakorda, et mul on jäänud tunne, et teil on jäänud tunne, et asjad võivadki minna väga nagu kergelt ja kergusega ja lihtsalt ja asjad sujuvad ja kõik on äge ja me oleme motiveeritud, ma ei tea, käima trennis ja ehitama ja tegema kõiki neid asju, mis võib-olla alati ei tundu nii lihtsad. Aga lihtsalt minu jaoks tundub hästi oluline ja hästi aus näidata või rääkida ka nendest keerulisematest hetkedest, mida meil ka on. Lihtsalt selleks, et nii-öelda tuua seda tasakaalu ja võib-olla tuua seda tunnet, et tegelikult me oleme rohkem sarnased, kui võib-olla vahetevahel tundub või kui sotsiaalmeedias tundub. Et võt, niisugused lood, aga nüüd täna hommikul me magasime kõik kauem, mina ärkasin vist 8:30 ja teised ärkasid umbes 9 ajal. Ma tegin pannkooki, ma mõtlesin, et ma keskendun täna eelkõige positiivsetele asjadele ja meeldivatele tegevustele. Mul on küll palju teha, aga mul enestunne on juba palju parem nii füüsiline kui vaimne. Ja ma mõtlesin, et esimese asjana me ikkagi sisustame ära nüüd selle rõdu, et ma saaks ära pildistada rõdu ja saaksime rõdu asjadega nagu jonksu. Jimmy paneb selle elektrit praegu. Ma just hakkasin asju vedama, aga ma ei leia midagi üles. Meil nii palju asjad kastides. Ma lihtsalt sordin ja otsin mööda hooneid ja mööda kaste ja ma ei tea, kus asjad on. Aga panen siis need asjad, mida ma leian. Et ma eile terassi diivani padja katted kõik pesin ära. Nüüd täna juba panin peale tagasi. Et kui ta elektri panemise lõpetab, siis saame hakata sisustama. Eile panin valmidusse siis sellise hunniku asju. Siin on patju, mõned tekid, mõned lambid, tulukesed. See hunnik peab ka siis minema üles sisustuseks. Ja kes pole ammu näinud, kuidas Sally tööd teeb, siis ma näitan teile. Temal on see viimane viimistlusobjektid, et tema siin kujundab, kerib köit ja paigutab asju. Seda kõige igavamat asja teeb tema. Mina teen seda põnevat asja, seda ehitamist. Ja siis, kui ehitus läbi on, siis on tema etteaste. Ja mina saan rahulikult minna teisele objektile tööd teha. Selline ta sai siis see meie rõdu. Maha panin vaibad, kaltsuvaibad, 2 halli ja 1 rohelise. Ja siis tõin veel paar seda võlts lambanahkaga. Siia ukse kõrvale siis tekkis kohe sellest ripptoolist mõnus nurgakene. Minu arust see oli see mõnusa olengu põhirõhk peab olema sellele, et on palju pehmeid vaipasid, palju patjutekke, siis on endal mõnus olla. Et minu arust mugavus sellistel mõnnatamise kohtadel on nagu kõige olulisem. Nii et siia sai siis hetkel nii. Siia rõdunurka. Ma tõin siin ratastel selline alus. Toongi siiaki mingi lillekesega peale. Aga miks see on hullult tean see, et just nimelt seal on rattad, seda on hästi kerge ringi liigutada. Seal on 3 korrust, must võib-olla ei näe praegu väga hästi. Meil on selline saunas ka ja see on hästi praktiline, et kui tahta näiteks mingid söögi juurde võtta midagi või snäkata, midagi toetada, siis seda on hästi kerge liigutada ringi. Sellepärast mulle väga meeldivad need. Ja siis siin ka üks, see on siis IKEA-st pärit. Siis need igasugu patareidega lambid on, ma arvan, et siin saist
ostsime juba paar aastat tagasi. Minu arust neid on seal pidevalt, lihtsalt disainid on pidevalt uued ja need on odavad. Ma ei tea, 4, 3, 4, 5 eurot, oleneb vist disainist. IKEA-st ostsime sellise laua juba eelmisel aastal, aga siiamaani see ei leidnud siis kasutust, aga ma arvasin kohe, et ma panen selle kuskile, ma ei tea, õuetrassile, sauna ja panin sisse siis tekikesed. Et kui siin on jahe, oleks siis mõnus. Ja jällegi, siuke hea mugav lauake, mida tõsta. Nüüd mul tuli meelde, et mu pitsu on ka ju seal kuskil kuuri juures. Ma pean selle ära tooma, et saaks jalgu toetada ja istuda veel ekstra. Siis siia panin veel kaks sellist nunnukest ja panin sisse patareidega tulukesed. Et kuna ma küünlaid väga ei taha niimoodi siin väljas põletada, no eriti kui on oht, et need jäävad näiteks üksinda. Ja siis seal on ka üks patareidega tuli veel. See on ka siin saist. Ja need tulukesed, kust on pärit need tulukesed? Need samad tuled, mis sealgi on siis siin sees ka, lihtsalt siin heleroosad ja helebeešid. Ma arvan, et need olid äkki kas magasiinist ostsin ja need maksid euro komplekti ja siin on 2 komplekti. Siin selles pusas on siis 2 komplekti. Ja meil oli neid eelmises kodus seal saluunis hästi palju seinte peal ja need valgustavad nii hästi. Ja nüüd meil on alumisel korrusel kõik korrus täis neid. Et kui elekter näiteks talvel ära käisi, siis panime igal pool põlema vannitoas ja hästi mõnus. Ja siis eelmisel aastal ostsime siit kohalikust mööblipoest Isabella sellise välidiivani või terrassidiivani. Ja see diivan on siuke mitme funktsiooniga, et tegelikult neid seljatoe asendeid ja kohti saab siis muuta kerge vaevaga ja lisaks saab sellest teha ka nurgadiivani. Et panin ta siis 2 osas ja mulle meeldib, et otsad on sellised, et saab midagi peale toetada. Oma kohvidessi näiteks. No saad aru, et mina mõnnetamised käib kaasas alati söömine ja joomine. Ja siia samamoodi tõin siis hunniku patjasid ja tekikesi, et oleks eriti mõnus. Ja siis siia äärde. See siin on köis, et ikkagi meie seda merevaibi siia natukene tuua. Ja selle köie põnev osa on see, et see köis tegelikult, siit on näha, on siis päikesepatareidega töötav selline lambikestega sisustatud köis. Ma ei tea, kas siit videost ilmselt ei ole hästi näha, aga me võime milleski pimedas vaadata, võib-olla näete, siin on natukene näha, et siit sees tegelikult jookseb siis selline tulukeste niit läbi. Ehk siis õhtuti pimedas ta peaks siis ise hakkama helendama. Nüüd vaatame. Ma võtsin täna esimest korda karbist välja, ma ei tea, kui hea see on, aga niuke ta siis sai. Ehk siis ma tahan siia tuua ühe selle puidust pitsu, et jalgu peale toetada oleks mõnus. Ja siis ma tahan siia tuua paar lillekest ja hetkel ma arvan, et ma siia muud ei toogi, sest ilmad on veel täpselt sellised nagu on, veidi vihmased, ja eks siis suve jooksul ole näha. Ja siis ülesse, ma ei tea, kas ma näitasin. Jimmy pani ülesse ka tulukesed ja need käivad siis elektriga ja elektripistikud pani siia välja, siia nurka minu palvel. Et siia tõi mulle 2 välipistikut, paningi need nii, et need väga välja ei paistaks, et nendele tulukestele siis pistik oleks ja samas, et see jääks ka näiteks arvuti laadimise koht, sest siit on praegu hästi näha, et keskpäev on käes ja päike paistab poolde rõdule. Et õhtu poole hakkab siis siia sisse paistma, aga siis on juba veidi jahedam. Ehk siis ülimõnus siin saab päeval tööd teha, sest siin on ka varjuline koht. Vot. Palun, sahadi. Mul siin peab vaatama, et ei jalgu ole. Kui oled siin on. Te isegi ei tea seda, kui oled siin on praegu. Ja see kui 1 purk läks. Terve see suur purk või? Jah, terve see suur purk läks selle peale. Päris palju. No mitte selles mõttes palju, et nagu meil on seda värvi veel, aga selles mõttes palju, et ma ei arvanud, et nii palju kui. Aga ega seda oleks sama palju, kui oleks mingi muu asjaga värvinud. Masinaga värvis siis. Päris hea. Järgmise nädalaga siis väliköök seal. Rõdu sai ka täna valmis. Vaata, kui palju me oleme täitsa edukad olnud. Oleme küll. Aga kuidagi ülemine korrus ei kuidagi. Aga samas me ei saagi ülemine korrus teha, kui siin käib ju muu ehitus praegu. Ma just kirjutasin maakodusse artiklit, et see ongi okei teha vahepeal muid asju ka. See suvi on ja me peamegi nautima ka. Ja vaata, see tuba aitab meil edasi saada ülemise korruse ehituses. Siis siia me võtame suveks omale need sulased ju elama.
kes lubasid aidata meil ehitada edasi. Nii et rakendame nad kohe tööle, kui need tulevad. Ühesõnaga, kindlasti tahavad teada see peal siis, mitte lagi, vaid mis siin ennem oli, selle ma võtsin ära. Siin tegelikult põhimõtteliselt ei olnud ju midagi. Selles mõttes siin olid lihtsalt mid laudised. Laudised pandi risti-räst oli pandud. Nagu lahtiselt olid lihtsalt laudised peal, mis justkui olid lagi, aga see kõik paistis läbi ja puhus läbi. Sama tummised, ütleme kuskil 50-sed panin siia asemele. Laudised ja prussid ja... Tõstsid lagega veidi? Jaa, tõstsin seda veidi sellepärast, et see uks mahuks siia ära. Ja kõik panin suurte krugidega kinni, et see oleks siin, püsiks. Siis omakorda seinad panime kinni, seda juba teate. Siis see sinine asi, see ülemises korrusest alles, tuuletõkke kangas. Panin sinna seina, väliseina, siia väliseina. Seda näi natukene puudu ja siis võtsime selle kanga. Seda ei tõesti siin mingi ribakene puudu ainult. Ja me panime selle, et siin laus tuuli puhuks läbi, et siin oleks mingi tõkke ees. Ja üleval on see tuuletõkke kangas on täis lagi pandud, et saad ka... Selle alla siis. Et see soojus natuke püsiks ka siin sees. Kui te mõtlete, kuidas see tuulutus käib, siis tuulutus käib läbi seintes tegelikult see... No see ei ole hermetiline. Ja see ei ole hermetiline, see tuul liigub igalt poolt ja... Ja siia tekib ju uks, nii et see pust lahti hoida. Uks on must, siin ei pea hoidmiseks, siin on nii palju neid väikseid auke ja pauka. Ja ma mõtlen, et kui siin on vaja nendel inimestel veits nagu tuulutada või midagi. Ütleme, kui selline inimene tuleb, siis elektriradikas sisse, mingi 500 vatine või 250. Meil nii väikest ei ole vist. Ma ise mõtlesin, et tooks selle kamina, aga see vist on 1000, mul on tunne. On või? Pea mingi väiksem asja siia tooma. Siin seda 1000-st ei ole vaja, see on liiga palju. Ja, aga samas vaata, kui niimoodi korraks ainult panna, nii et see ei oleks sees kogu aeg, et lihtsalt on tempidest, siis oleks see okei. Aga siis tähendab seda, et tuleme ise käima ka kontrollimas, kui need külalised siin käivad või ära käivad, siis... Et ei jäetaks päevadeks tööle, sest muidu see on tõesti tohutu elektrikulu mõtted. Jah. Selle ruumis... Aga ma mõtlesin, sellega saab vaata kaminat kasutada ka ilma soojendamata. Et siis saab siin romantikat teha. Ja siis kõik see puit, mis siin lakke pandud on ühest virnast. Ei ole virn. Mis oli siin enne siis, et see servamata laudis oli siin krundil enne meid? Jah, selle me kasutasime ära. Kipsplaadid me ostsime. Ja ülejäänud kõik asjad on siit üles korjatud, värgid, särgid, kõik. Ära kasutatud nii, et... Jäägid, jah. Ja nüüd põrandaga me teeme siis niimoodi, et me sinna ukse juurde paneme plaadime. Plaadime, okei. Vaatame palju neid plaate, ideaalis. Ma ei tea, ma praegu lihtsalt nagu selles mõttes fantaseerin ilma, et ma tegelikult teaks. Ma tahaks plaatida niimoodi, et sealt uksest alates natuke maad ja kuni sinna nurgani välja. Ehk siis see nurk võiks kõik jääda plaaditud. Sellepärast, et siis saaks sealt väljast tulla ka märgade jalgade või ma ei tea, muruste jalgade asjadega. Ja kuna ma tahaks sinna teha garderoobi nurga külalistele, et siis nad saaks näiteks jalanõude riiuli, et siis ta saaks inimene tulla oma, ma ei tea, krokside või kummikutega ka ja panna need sinna nurka ja siis ta ei peaks see laminaadi peal käima. Ja siis ülejäänud põrand läheb siis laminaadi alla ja laminaat parketi jäägid. Me vist juba millestki ütlesime ka, et meil on mitme erineva parketi jääke. Aga neid peaks olema piisavalt, et siin põrand maha saada, nii et siis teeme niisugust loovpõrandat. Järgmine nädal näeme, siis näete ka, kui kaugele oleme külalist toaga läinud. Aga praegu on siis asjade hooldus. Tšau! Tšau, näeme järgmine nädal!